Tere kõigile! Mina olen Michael Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC Freedom 250 ja võtame ette 30 põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes hakkab puurist võitjana. UFC Freedom toimub siis 15. juunil ja tegemist on ajaloolise üritusega, sest UFC läheb esimest korda Valge Maja muruplatsile. Üritus toimub Valge Maja enda hoovis. Oleme seda oodanud kaua, sellest on räägitud palju. Oleme oodanud, kas see üldse toimub, kas see on päris asi, aga see aeg on käes. Fighterid on põhimõtteliselt valmis, areen on põhimõtteliselt valmis ja varsti näeme, milline see kogu pull siis välja näeb. Aga esimene fight, millest me täna räägime, on Mauricio Ruffi versus Michael Chandler. Tõusev täht versus veteran. Ruffi viimati võitis Rafael Fizievi teises raundis. Seevastu 40-aastane Chandler võitis viimati 2022 aastal Tony Fergusoni selle legendaarse front kicki nokiga, millest kindlasti paljud on näinud pilte, kus siis sotsmeedias nägu oli täitsa rup. Aga peale seda on Chandler kaotanud 3 fighti järjest, muidugi lightweight top meestele Dustin Poirier, Charles Oliveira ja viimati Paddy the Baddy. Chandler võistles viimati 2025 aasta alguses, ehk siis kindlasti on mehel väike rooste peal. Viimastel aegadel on Chandler pigem vingelt kaotanud, kui midagi väga erilist puuris näidanud. Ehk vanus on ka seal maal, et karjäär on juba suht lõpukorral. Kuna ta on selline õige Ameerika mees, siis ma arvan, ta tehti kui väike kingitus anti see White House'i kaardi koht. Aga minu arvates natuke liiga tummine vastane. Astroloogia arvab, et selle fighti võidab Ruffi lõpetusega. Ja co-main event Alex Pereira versus Cyril Gane. Alex Pereiral on võimalus teha ajalugu. Võites esimese fighterina UFC-s 3 kaalu tiitel. Neil on palju 2 kaalu tiitli championeid, aga 3 kaalu. Seda on võimalik teha Pereiral esimest korda. Viimati võitis Ankalajevit, kui tegi kiire töö ja võitis esimese raundi lõpetuse. Cyril Gane, jällegi viimane fight oli päris õnnetus ja palju räägitud no contest fight Tom Aspinalli vastu, kui Cyril Gane torkas ilusti näppudega talle silma. Nüüd anti mehele siis uus võimalus ja see on fight, kus me kindlasti ühtegi takedowni ei näe, ma arvan, et see tuleb korralik püsti võitse lahing. Alex Pereira, nagu mainisin, on võimalik teha ajalugu, võitis ta middleweight tiitli, siis oli light heavyweight champion ja nüüd võimalik tulla heavyweight championiks. Ja me kõik teame, kõige kõvem mees on see, kes on lõpuks heavyweight champion. Seega, kas Pereira saab selle ülesminekuga hakkama, kaal on suurem, ta on natuke raskem liikuda, võib-olla ka rammika aeglasem. Löögijõud on tal alati olnud. Cyril Gane selle vastu, naturaalne heavyweight, suur, tugev ja väga liikuv, nii et tulemas väga raske fight mõlemale mehele, aga mina lihtsalt ei suuda panustada Alex Pereira vastu, nii et ütlen, Alex Pereira võidab selle fighti lõpetusega. Ja peamatš Ilja Topuria versus Justin Gaethje. Ilja Topuria näol on praegu kindlasti tegemist UFC hetkes suurima superstaariga. 17-0 rekord, järjest löön mehi laivaks. Alguses võttis tiitli, featherweight tiitli Volkanovski käest, lõi ära ta. Siis kaitses tiitlit Max Holloway vastu, lõi ta nokki ja läks kaalust üles lightweighti ja lõi ka lightweighti korraliku legendi Charles Oliveira korralikult magama. Ja nüüd siis järgmine ohver on Justin Gaethje. Gaethje võitis interim tiitli Paddy the Baddy vastu ja Gaethje on näinud kõike. Ta on olnud igas sõjas, ta on lõpetatud, ta on ära löödud, ta on löönud mehi ära. See mees on teinud kõike, näinud kõike, aga nüüd kindlasti ta on väga raske pähkel ees. Ise ta ütles ka, et kõige tugevam vastane oli Khabib Nurmagomedov, kellel ta kaotas kägistusega ja ütles teine kõige tugevam vastane, kellel ta kohtunud ongi nüüd Ilja Topuria. Topurial on metsikult hea boks ja üleüldine MMA mäng, kõik maasvõitlus, maadlus, kõik on tal väga kõrgel tasemel. Viimastel aegadel oleme näinud, et üllatusi juhtub. Ka Hamzat Chimaev kukkus Sean Stricklandi vastu, kui võimalust ei antud. Minagi arvan, et Gaethje kantakse liialt maha, aga siiski ma usun, et Ilja Topuria
võidab selle fighti lõpetusega. Ja siin see on. Need on minu UFC Freedom 250 ennustused. Ehk siis ütlen, Mauricio Ruffi võidab lõpetusega, Alex Pereira teeb ajalugu, võidab oma 3. tiitli lõpetusega ja Ilja Topuria jääb ikka tšempioniks ja võidab lõpetusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Jätke kommentaarides, mis teie arvate ja näeme juba järgmises episoodis astroloogiaga.